Tervist kõikidele vaatajatele, mina olen Art ja ma olen tagasi oma Minecrafti maailmas. Tänaseks ülesandeks on meil teha sinna taha põllu peale üks selline farm, kus me saame heina, porgandeid ja kartuleid siis farmida. Nii et läki videosse. Ma ise mõtlesin, et teha seda farmimisala kuhugi siia maja taha, sest siin on hästi palju ruumi, aga siin on vaja hästi palju siis tõrti mainida. Aga ma ei hakka seda tegema iron shovelitega, sellepärast et need on hästi aeglased, nagu te nägite siis selles episoodis, kus ma ehitasin maja. Ja mõte on siis selles, et lähme Netherisse, saame level 30 ja enchantime siis selle diamond shoveli ära. Kuldasi ka ikka. See pikaks jätame kiiresti. Ja saame terve mingit. Ma ei tea. Issand jumal küll. Sina jälle või? Siin ma ei oodanud. Tule siia. Näe, pihtas. See oli pihtas. Reaalselt. Oh my god. Nii korda. Miks sa teise? Nüüd läheb. Let's go. Kuulge, me tegime selle ära. Eelmine kord, kui me fightisime temaga. Got too hectic. Aga nüüd saame rahulikult tööd edasi teha. Okei, ma olen juba level 30, nii et lähme tagasi. Nii, nüüd võtame siit natuke läpist ja lähme siis alla enchantment ruumi seda kühvlit siis enchantima. Kühvel, läpis on breaking 3, vaatame mis saame. Oba, seda oligi vaja. Ja nüüd, kui mul on efficiency 4 on breaking 3, võib see kühvel teha midagi sellist. Ütleks, et see on ikka natuke kiirem kui see vana taktika iron kühvlitega. One shift later. No nii, hästi palju tõrti mainimist hiljem on mul selline plats siin ja ma arvan, et hakkame siis neid seemneid siia siis otsima. Ma siis leidsin chestidest piisavalt siis viitsiide ja karoteid, aga mul on vaja kartuleid, mida mul ei ole ega siin külas ega siin chestides, aga mäletate, kui me käisime sugarcane'i otsima, siis me leidsime selle village'i seal taga ja sinna siis ma lähen paadiga ja uurin, kas neil on siis kartuleid. Nüüd, kus mul on kartuleid, porgandeid ja viitside, saan ma alustada siis nende plantimisega. Ja tegin ka endale iron hoe ja et kartulid siis korraga kohe nagu otsa ei saaks nende istutamisel, siis paneme bone meal'i, et need kasvaks kiiresti ja saaks piisavalt, et neid otsa ei saaks. Nüüd, kus mul on siin iga vagu siis täis pandud vett, võime panna siis neid asju siia. Aga ennem nende siis kroppide panemist paneme lillipääde, et kui mingi näiteks asi kukub, siis see ei lähe vette ja siis ma ei pea kuskilt siit veest niimoodi võdima seda. Nii et
jah, aga neid ei ole piisavalt, et kõiki neid vagusi ära katta, aga praegu see ei ole väga suur tähtsus, ainult on, et me saaks need kõik kropid ära siis istutada. Kui ma siis neid nutsusi tõin sealt kaugelt, siis ma samal ajal mõtlesin, et need loomad vajavad siis väikest sellist upgrade'i, nii et niimoodi väga ka ei saa olla, et vihm selline saab peale. Ma arvan, et teeme siukse upgrade'i, nii et hakkame siis sellega tegelema. Ma siis mainisin natukene, jälle võtsin seda metsa seal taga natuke paljamaks ja siis sain natukene puitu ja ma mõtlesin, et teha seda siis sellist nagu talli või sellist nagu nende kodu kohta siis siia, sest see on selline, no näeb lihtsalt hea koht, kus võiks selline asi olla. Ma sain siis selle hoone või sellise kodukese loomadele tehtud, transportisin kõik nad sinna ja see näeb siis selline välja. Hästi suure katuse tegin sellele ja siin on siis lehmad, lambad, kanad ja siis nutjukesed. Ja nüüd lähme siis vaatame, kuidas selle kroppide kasvamisega läheb. Nende kroppidega on siis selline lugu, et ma nagu AFK ma ka ei viitsi hakata nende pärast, aga teeme niimoodi, et nad iga siis episoodiga kasvavad siis, nagu kui me näiteks mainime või teeme midagi muud, siis nad ikkagi kasvavad ja lõpuks on nad siis täitsa ära kasvanud ja saame need siis täita siit. Ja sama lugu on siis nende kõikide asjadega. Ja tänane video oli üldse selline päris sisukas ja ühtlasi ka päris selline vajalik, sest farmida meil oli vaja, viit hakkas meil otsa saama ja kõik neid toitu ja asju siia oli vaja. Aga kui sulle meeldis see video, siis viska like ja subscribe ja näeme siis järgmises videos. Tšauki!